töötab ka või? Väga hästi töötab. Tule, kas meil see veeprits on ka ka? Hello! Siin ka näha üle aasta. Ma mõtlesin, ma tulen vaatama, mis toimub, Tahad pähe saada meil või? Muidugi, ma vaatan, ei ole kindlasti pähe saada. Palju sul veovõlle kaasas on? Mitte ühtegi. Optimistlik. Miks sul nii käest välti peaks olema? Metallist tehtud. Vähemalt sul pläitud kaasas jälle. Joo, no tšau. Oleme Tartus. Speedest Glass Drive Night Race 2025 Night Race. Siis oli vaja tulla. Isegi vaheaastal ei saa vahele jätta. Ma tahtsin siia vahel küsida, mis sul eelmine kord auto läks katki? Eelmine kord läks auto katki. Mida sa ära tegid? Eelmine kord oli Tartus. Meie Haapsalus pole käinud see aasta. Seal on kurjasti on Haapsaluga. Sõidavad Eesti rekordid ja igasuguseid asju seal. Meie ei ole see aasta käinud Haapsalus. Aga eelmine kord Tartus siis hooaja alguses Räpinamaantel 200 meetri sõit ja seal läks 2 korda auto katki. Ja mis nüüd tuli välja, nüüd kui ma remontisin autot, et ei läinud 2 korda välimine ots, nagu me rääkisime. Et esimene kord läks sisemine ots ja pärast läks välimine. See tuli nüüd üleeile välja. Aga kombineerisime vanadest võllidest kokku ja siis ühesõnaga võtsime ühe varuvõlli ka kaasa igaks juhuks ja ega me selles suhtes jonni ei jäta. Lähme proovime veel. Margus on 0,04 reaktsioon ja 12.05 vasak rada, 11.92 parem rada. 11.92. Kas sul on palav? On palav, jah. Miks? Päike paistab pähe. Oleme suve üles leidnud Eestimaal. Kirjuta. Sinust saab selle kebab. Selle auto näitab tempi ka või? Jah, maksimum on. Maksimum. Numbreid ei näita, Erro. Väga hästi läks sõit. Sõitsime vana sõbra Margus Mõtsariga täpselt ukses, nii nagu driftis. Kui Siim Pärtel ja Merit Simiskar. Sekundi aeg tuleb siit Siim Pärtel. 11.91 ja Simiskari on 11.92. No näed, ühe telgi all seal nad sahmivad. Jah, kell 6:30 juba. Mis me täna teinud oleme ära? Kell on 6:30, me oleme sõitnud 2 ringi. 11.92 ja teise sõitsime 11.91. Kui hakkab 3. ring, siis lähme sõidame 11.90. No aga õhtu on juba. Õhtu, no... Ümber ringi on ikka kõik täitsa tumedad pilved. Ja vahepeal tuli vihma ja... Ja... Igast värki. Eelmine ring oli, mulle tundus libedam, aga... Pigem ta vist ei olnud libedam, et pigem oli see, et oli boosti rohkem ja käis lihtsalt kõvemini ringi. 60 jalga oli kehvem, aga lõppaeg oli parem. Väga head reaktsioonid juba. 11.92, 181 km/h vasakrada ja 11.98 paremrada. Ma ei tea, kas see vihm nüüd või, aga libe oli. 11.98 oli aeg ja 11.9 midagi oli 60 feet'i. Nüüd ei teagi, mida teha. Kell on varsti 9:30. Mis me selle 12 tunni jooksul siin ära oleme teinud? 3 ringi sõitnud välja.
me oleme kvalli esimesed. Ja mis saama hakkab? Nüüd lähme night race'i tegema. .04 võtab Margus Mõtsar reaktsiooni Siim Pärteli vastu. 330 peal on Siim Pärtel ees, aga nüüd kellegi loogiga ta raugeb korraks. Siim Pärtel edasi. 13.0 versus 13.4. Aga no Margus Mõtsar läks riskima 0,04 reaktsiooni ka ja midagi pole öelda. Tõesti, Harri läheb ja Harri läheb täiega! 9.32, 266 kilomeetrit tunnis! 9.36! Kongis ka teha, seal on valgus. Oot nii. Aga mina ei näinud küll midagi. Ei, sa ei peagi midagi Nii on nägema. normaalne või? Ma ei kissita väga või? No nii, ühesõnaga võistlus jäetakse nüüd kahjuks hetkel pooleli. Muretsevad, et kaste tuli maha ja läheb ohtlikuks ja keegi oli natukene õli ka teinud ja ühesõnaga turvalisuse kaalutlustel jäetakse ikkagi kahjuks pooleli. Väga kahju, meil oli väga strateegia paigas, et meil oli esimese eliminaatori siis Margus Mõtsari vastu võitsime, oli siuke mahalaskmise võistlus, Margus siis saanud kolmanda käiku sisse ja siis mängisime seal, lasime kolmandaga maha ja siis vaatasin, et tuleb tagant ja siis panin uuesti peale ja siis panin neljanda ja siis vaatasin, ikka on kaugel, lasin veel veits maha, ühesõnaga sõitsime lõpuks mingi 13 sekundit. Aga võit ühesõnaga, see oligi oluline. Ja järgmine pidi olema by run, ehk siis me olekski olnud top 4 kohe ja top 4 oleks meil vastane olnud üks korvettidest, mis sõitsid siis parimad kvalifikatsiooni ajad, neil oli 12.5 ja 12.3, ehk siis meie sõitsime 11.9 terve päeva stabiilselt, et jah, oleks sealt edasi olnud finaalis ja siis juba kes iganes sealt vastu oleks tulnud, et oleks nii nagu ma tahtsin, oleks saanud finaali sõita õhtul pimedas, aga jaa, kahjuks jääb see asi praegu katki. Aga üldiselt muidu oli väga lahe võistlus, väga mõnusa vaibiga võistlus, Speedest meil on alati meeldinud ja kahju, et päeval ajakava läks nihkesse, siin oli üks auto läks katki ja päris kaua koristati õli sealt, et see oli suuresti põhjus ilmselt, miks see katki jäi. Ja jah, oleks täpselt paras hetk olnud praegu sõita finaali, aga jah, seekord sedasi, siis loodame, et tehakse veel night race ja jäetakse väike puhver näiteks või midagi sellist või et ühesõnaga kindlasti meile see asi, see kontseptsioon muidu meeldib ja väga tuus. Tahaks veel ära märkida, tahaks tänada tiimi, kes ikka muga tuleb ikka kokku, isegi niimoodi vaheaastal ja tahaks tänada siis ka mõningaid toetajaid, et Pärnust jällegi siis Parmu autohoolduse garaaž aitas bussi remondiga natukene ja no mitte natuke, päris palju ja siis Pro Tuning samamoodi aitas siis ka bussiga ja aitasid seekord ka siis konkreetselt auto ettevalmistusega, et ühesõnaga Pro Tuning ja Parmu autohooldus Pärnus siis ootavad.